Sageli öeldakse, et egoism on isekus, aga see on vaid egoismi kõige jämedam, nähtavam kiht. Tegelik egoism on palju peenem. See on vale identiteedi kandmine, usk, et mina olen see nimi, see roll, see lugu. See on unustamine, et ma ei ole mitte keegi eraldi, vaid osa suuremast tervikust. Egoism ei ole pelgalt minu soovide esikohale seadmine, see on ekslik samastumine mina pildiga, mis on sündinud hirmust ja ellujäämist instinktist. Isekus on egoismi nähtav pind, jõuline, vahel isegi julm, aga egoism ise võib olla vaikne. Ta võib peituda ka headuse maski taha. Ta võib väljenduda ka hirmust mitte meeldida, vajadusest tõestada oma väärtust või pidevas võrdlemises teistega. Ego ei ole kuri, ta on lihtsalt sagedus. Ja ta usub, et ta peab midagi olema, et teda armastatakse. Aga kui me ärkame, hakkame nägema, et see mina, mida me kaitseme, polegi see, kes me tegelikult oleme. Me ei pea olema keegi. Me ei pea midagi tõestama. Päris olemus ei vaja identiteeti, ta lihtsalt on. Ja selle äratundmine ongi kõige suurem vabanemine. Ego ei ole vaenlane, ta on teejuht. Kui me oskame kuulata, kus ta meid takistab, siis oskame ka näha, kuhu oleme kinni jäänud, illusiooni. Ja sealt saab alguse teekond tagasi koju, omaenda tõelise olemuse juurde, mis ei küsi, kes ma olen, vaid teab vastust vaikuses.